Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Räägime jätkuvalt presidendi valimistest, selle ümber toimuvast poliitsirkusest ning meedia rollist selle kõige keskel. Kas meedia aitab suunata ühiskonna meelsust ühe või teise kandidaadi osas? Seda arutan tänase esimese saatekülalisega, kelleks on ajakirjanik ja meediakriitik Andrik Kiige. Tervist! Tervist! No kõigepealt, enne kui me lähme nende küsimuste juurde, siis ma arvan, et väga paljud vaatajad ja ka mina isiklikult sooviksin teada, et kuidas üks inimene võtab endale rolli meediakriitikuna, et kus selline idee tekkis või kus see vajakajäämine meie meediapinnal oli? See tekkis päris hulk aastaid tagasi, kui meil hakkasid ühiskonnas toimuma sellised arengud, mis päris suurele ühiskonna osale ei meeldinud ja seda võis tunda paljudes vestlustes ja see oli selline hetk, kus millegipärast meediast jäid järsku puudu kriitilised käsitlused, mis sellise, sellise ühise kollektiivse sellise meelestatuse foonil oleksid justkui pidanud seal olema. Ja neid sai nii pikalt oodatud, et ei jõutudki ära oodata, et ühel hetkel lihtsalt hakkasid tulema, mina hakkasin tegema lihtsalt mingil hetkel oma poolseid selliseid kommentaare, mis esialgu olid täiesti spontaansed ja need kogusid üsna palju erinevaid lihtsalt, et isiklikku frustratsiooni välja elada. Ma lihtsalt tegin oma kontole mingi postituse, mida mina arvasin, nagu kõik inimesed teevad ja ühel hetkel neil oli nii palju reaktsioone, et ma tegin meediakriitika grupi ja selgus, me räägime siis Facebookist, kes veel ei tea, me räägime Facebookist. Ja selgus, et tõepoolest, et seda, et just sellised, kriitilised käsitlused väga paljude erinevate ühiskonnavoolude ja poliitiliste, algatuste osas on nagu puudu. Tuli välja, et see on selline laiem tendents, et inimesed tunnevad puudust kriitilistest käsitlustest ja juttu muidugi ennekõike igasugu vikerkaare ja vasakpoliitikatest ja mingis mõttes see siis viitas sellisele meedia tendentslikkusele sellel hetkel. Aga kas praegu tunnete, et sellest esialgu, emotsioonipuhangust seal teie enda sotsiaalmeedia kontol on saanud nüüd osaliselt justkui pool töökohta? Põhimõtteliselt küll jah, et tast on saanud pool töökohta ja mingis mõttes ka missioon, et kui alguses see tegevus oli kindlasti hästi spontaanne, siis mida aeg edasi, alati ükskõik mida sa teed, tuleb ka kriitikat ja selles mõttes on tulnud ka teatud osa sellist asjalikku kriitikat ja see on omakorda sundinud iseenda poolt räägitavat vaatama sama kriitilise pilguga nagu siis see, mida ma ise kritiseerin ja võib-olla ma olen üritanud hakata ise käsitlema võib-olla asju natuke suurema objektiivsustaotlusega, olen üritanud püüda rohkem võib-olla mõista erinevaid asju, mida ka meedia teeb, et kritiseerida iseenesest on väga lihtne. Aga ma küsin siia vahele ära, et kas see eesmärk on saada kuidagi rahvast keskpõrandale kokku või polariseerib see taaskord neid erinevaid poliitilisi vaateid? Minul on ükskõik selles mõttes, mul on täiesti ükskõik sellest, kas rahvas tuleb keskpõrandale kokku või polariseerib. Minu taotlus tegelikult kritiseerimisel on nagu täita mingi tühimikku, et see on minu hinnang ja võib-olla see on selline enesekeskne hinnang, aga mulle tundub, et meedias vahel on sellised tendentsid, mis ei ole võib-olla, mis ei vasta alati kõige paremini sellisele kaalukale avalikule huvile. Ja kui need minu arvates on tõsised, hälbimised sellest, mis avalikule huvile võiks vastata, näiteks tõedefitsiit või midagi sellist, siis need on need asjad, mida mina omalt poolt püüan adresseerida. Et ma ei arva, et ma oleksin ilmeksimatu, kuid miks ma ei või pakkuda ühte sellist alternatiivset vaadet sellele, missuguse küljalt võiks avaliku huvi käsitleda või kuidas võiks avalik huvi olla esindatud. Et samamoodi teeb seda iga ajakirjanik, aga vahe on ainult selles, et ma ei tegutse siis mingi meediamaja raames, vaid oma algatuslikult ja No nüüd, kus me oleme vaatajatele teid tutvustanud neile, kes teie tegemistega veel kursis ei olnud, asume küsimuste kallale. Kas presidendi valimiste ümber toimuv, sealhulgas olukord, kus uusi kandidaate kerkib pea igapäevaselt ja kandidaat, keda suur osa rahvasaadikuid avalikult toetab, pole ise oma nõusolekut andnudki, on ületanud teie hinnangul mingi hea maitse piiri või vähendanud valimiste tõsiselt võetavust? Ma vastan paradoksaalselt, et ei ole. Et ta ei ole vähendanud tõsiselt võetavust sellel põhjusel, et minu arvates valimiste tõsiselt võetavus on juba peaaegu kadunud. Et suurem osa eestlastest, ma arvan, ei võta presidendi valimisi tõsiselt. Turu-uuringute 2026 aasta küsitluste järgi
70% eestlastest pooldab otsevalimist ja 25% pooldab siis Riigikogu ja valimiskogu valimiste põhist valimiskorda, millest siis omakorda mingi protsent moodustab veel need inimesed, kes pooldavad, et presidenti võiks valida valimiskogus. Seega tänast korda, kus peamine koht peaks olema Riigikogu, kus seda ära peaks valitama, võib arvata, et see toetus on umbes sama suur kui valitsuse tänane toetus, on sinna 9–12%. Ma arvan, et see ei ole väga tõsiselt võetav presidendi valimine, mida selline hulk inimesi toetab. Aga mis on selle viinud sinna maale, et presidendi amet võiks ju olla selline väga suursugune, ilus esindaja roll ja reitingud tegelikult näitavad, et meie praegust presidenti väga suur osa ühiskonnast pooldas, aga miks on see süsteem seal taga kuidagi läbi kukkunud või siis mitte tõsiselt võetav? See on päris kompleksne küsimus, et üks küsimus, siin on mitu küsimust koos ja ma ei tea, kas ma oskan kõikidele vastata. Üks küsimus oli siin see, et president on tõepoolest populaarne ja miks see niimoodi on. Teine küsimus, et miks on see, ütleme, tõsiselt võetavus või süsteem selliseks kujunenud. Ühtepidi see tuleb meie seadustest. Et nagu need seadused siin ligi 30 aastat tagasi tehti, sellel hetkel võib-olla taheti paremat, tänaseks on kujunenud välja selline poliitiline tegelikkus, võib-olla siis Riigikogus, näiteks valitsuse, koalitsiooni ja Riigikogu omavahelistes suhetes, kus selline mudel enam ei tööta. Et kuna erakonnad ja piltlikult öeldes erakondade kokkuleppel siis moodustatav koalitsioon omab hästi palju võimu ja on suure osa tegelikult Riigikogu funktsioonist ja võimust üle võtnud, siis see langeb halvasti kokku sellega, et meie põhiseadus näeb ette, et ka Riigikogu valitakse või et ka president valitakse Riigikogus, mis tähendab, et see sama institutsioon, koalitsioon sisuliselt ju sellisel juhul valib või määrab ka presidendi. Ehk et liiga palju võimu on koondunud ühte kohta kokku ja see, kui samas see võim teeb järjest rohkem otsuseid, mis võõranduvad inimestest, millega inimesed ei ole rahul, siis ilmselgelt tekib probleem. Ja tänaseks see probleem on väga suur, et kui 10% põhimõtteliselt sellist seisu pooldab ja ligi 70 kuni peaaegu 80% ei poolda, siis see on selgelt suur probleem. Aga miks president on populaarne? Ma arvan, et ta on lihtsalt sellepärast populaarne, et ta hakkas lõpuks siin viimasel aastal niimoodi vasaku suupoolega ettevaatlikult, õigemini paremaga, ettevaatlikult kritiseerima valitsust ja see kohe tõstis tema populaarsust. See aga ei tähenda tegelikult, et tingimata võiks talle anda positiivse hinnangu, et ta on teinud väga head tööd, ehk ma ei välista seda. Teistpidi see ei tähenda, et see oleks kuidagi oluline. Me küll osaliselt käisime sellest teemast üle, aga ma küsin ikkagi, kas presidendi valimised, milles rahval pole kohta kaasa rääkida, peaksid toimuva avalikult läbi meedia või on praegusel hetkel tehtud sellest selline poliitiline näitemäng, kus üritatakse riigipea valimist rakendada mõneti ka kevadiste parlamendivalimiste kampaania vankri ette? Jah, nad peaksid käima küll läbi meedia, aga küsimus on, nagu öeldakse, saatan peitub detailides. Et küsimus on kuidas, et mis on see roll, mida meedia mängib ja teisena, et missuguseks meedia kujundab selle presidendi valimist ja kajastuse ja debatti. Selleni me jõuame veel süvitsi minna ka. Et jämedas joones jah peaks, aga meedia on kujundanud sellest muidugi sisulise käsitluse asemel minu arvates spektaakli ja ma siin kodus mõtisklesin selle üle, et mulle meenusid igasugused meelelahutussaated, mulle meenus Eurovisioon, mulle meenus mitte näosaade, vaid mingisugune maskis laulja, mulle meenus kunagi, ma ei tea, 100 aastat tagasi Laada palaganid ja mingisugused sigade kotis oksjonid ja kõik selline, et see on see, mis on täna tundub kohane. Aga sisuline käsitlus jääb justkui ära, et räägitakse vahel debattidest, harilikult teda mingisugused katkendlikud sellised mõttevahetused, mis toimuvad ajakirjaniku poolt etteantud teemal ja formaadis. Keegi ei saa isegi seal oma vaateid tutvustada, rääkimata mingist sisulisest debatist, mis pealegi on ka kohatu. Sellepärast, mille üle debateeritakse, kui rahvas ei vali tegelikult ja lisaks sellele president hiljem ametisse saades ka ei otsusta. Et tegelik käsitlus selles osas, mis on just presidendi ameti raames oluline jääb ikkagi olemata. Ja neid asju ei ole väga palju, aga neist kõige tähtsam on see, et president on Eesti riigikaitse kõrgem juht. Väga oluline asi, kui palju seda on käsitletud viimastel aastatel, mitte keegi ei ole mitte ühtegi sõna rääkinud. Ja me näeme Ukraina näitel, kui oluline see on, kuna seal valiti president ja selgus, et ta tuleb hakata kogu riiki läbi sõja juhtima ja temast olenevad 100 000 inimeste elud. Tuleb välja, et ikkagi on oluline.
Aga läheme korraks tagasi selle küsimuse teise poole juurde, et kas praegu poliitilised parteid kasutavad seda kuidagi enda parlamendivalimiste kampaaniana, seda teineteisele vastandumist, rääkides, kuidas üks või teine erakond ei taha kaasa tulla, et muidu saaks ju presidendikandidaadi Riigikogus valitud, et sellist sopaloopimist on praegu ikkagi näha. On, et vaieldamatult suurem osa minu arvates erakondade tähelepanust ikkagi koondub sellele, kuidas presidendivalimisi kasutada oma reitingu mõjutamiseks ja üritatakse Eesti selline sisepoliitika on ikkagi kujunenud väga taktikaliseks ja reitingupõhiseks, et üritatakse manipuleerida reitingut lühikese aja vaates ja pikka sellist perioodi väga ei vaadata, kuna meie konjunktuur on selline, et igasugused inforünnakud ja nii edasi muudavad pilti ootamatult, see kuidagi võtab nagu mõtte ära see pika plaani ehitamiselt, sest väga lihtne on kellegi poliitilist karjääri põhimõtteliselt lõpetada nii eraisiku tasemel kui mingisuguse, poliitilise figuuri tasemel. Ja seetõttu vaadatakse lühikest plaani ja selle tulemusena me näeme tõepoolest seda, et suurem osa nendest sellisest presidendivalimiste teemalisest, erakondade suhtlusest on kas katse esimesena välja käia kellegi nime, et saada sealt mingisuguseid punkte, kas siis diskrediteerida oponentide kandidaate või siis vastupidi rääkida ilusaks ja lilleliseks endale sümpaatseid maailmavaatelisi kandidaate. Et selline seda on. Läheme siis nüüd selle meedia rolli juurde. Kas meedial on oma roll kandidaatide maine kujundamisel ühiskonna silmis? On ikka. Meedial on võtmeroll, et tänane seadustik või siis presidendivalimiste kord ja presidendi roll esiteks on selline, et ega president ei saagi ise väga palju oma mainet kujundada, et nii palju kui tema isikuomadused ja tema senine tee nii-öelda seda mainet kujundavad, see sõltub temast endast. Peale seda, kui ta tuuakse juba nii-öelda mängu, ei sõltu eriti midagi temast. Vahel isegi sõltu see, et kas ta tahab kandideerida või ei taha, lihtsalt ta nimi käiakse välja ja edasi tema on ainult reisija selles rallis suuresti. Ja sealt alates hakkab minu arvates suuremas osas kujundama tema mainet nüüd meedia ja väiksemas osas siis erakonnad selliselt, kuidas nad lähevad erinevate kampaaniatega kaasa. Ja võib küsida, et kuidas meedia seda mainet kujundab, meie meedia käsitlus peamiselt selles presidendivalimiste protsessis minu arvates on meelelahutuslik ja kõige rohkem see tuleb esile sellise kas haipimise või diskrediteerimisena, et peamiselt meedia siis läheneb kandidaatidele niimoodi, et ta üritab kas neid näidata populaarsemana või siis neid vähem populariseerida, kui nad juba on suhteliselt populaarsed. Kas selle üheks põhjuseks võib olla see, et meil on praegu neid kandidaate niivõrd palju siin välja käidud, pea igapäevaselt kerkib üles mõni uus nimi, et ühtegi kandidaati justkui ei võeta tõsiselt, et seni käib see, meediatsirkus, kuni on meil sõelale jäänud need 1-2 kandidaati, kellesse võib-olla saab tõsiselt suhtuda ja vaadata siis edasi juba tema isiksuse omadusi tema sobivusel presidendiks. See võib olla üks asi, et praegu on palju selliseid kandidaate, kellest tegelikult tõepoolest osa ju ei ole tõsiselt võetavad, et ma ei taha nimepidi nimetada ka inimesi ka täna välja öeldud kandidaate seas, keda mitte keegi põhimõtteliselt avalikkusest ei tea nende isegi isikuomadusi rääkimata poliitilistest vaadetest, kes kõik on muidugi peaaegu kõik on poliitika välised ja nii edasi. Et kuna meedia ka ise neid ilmselt väga tõsiselt ei võta sisimas, siis on nagu on, aga kui jäävad siin sellised tõenäolisemad kandidaadid, siis teeb tavaliselt meedia, erinevad meediamajad loomulikult erineva, aga meedia väljaanded teevad siis mingisuguse kujundavad välja oma eelistuse ja muutuvad mingis mõttes siis sellisteks aktivistideks ja eriti käib see muidugi selle maja kohta, kus ma praegu ise seda podcasti teen, et eriti jõuliselt on olnud ju Delfi ja Ekspress Grupi väljaanded just sellises rollis, et eriti üle-eelmine president, kes meile valiti, Kersti Kaljulaid meenub, et põhimõtteliselt Delfi meedia mängis vaatajat võtmerolli, ma arvan, selles valimises. Juhatasite meid sisse järgmisesse küsimusse. Kas Eesti meediamaastikult on tuua näiteid selle kohta, kuidas meedia kirjutab ette rahva meelsuse või suunab poliitilisi arenguid? Jaa. Et rääkimata siin mitte ainult valimistest, vaid üleüldiselt. Jaa, aga ma võin ka rääkida isegi täitsa nendest valimistest, et mulle tuleb kohe, ma mõtisklesin ja 2 sellist põhimeetodit on, mida meedia väljaanded on kasutanud, et isegi 3. Üks on selline kiirustamine,
et kui meedia soovib, näiteks meediaväljaanne soovib, et mingisugune kandidaat valitakse ruttu ära, siis on juhtunud mitu korda presidendivalimiste ajaloos, et meedia hakkab järsku kannustama Riigikogu takka ja esitama seda fakti, et presidendi valimine Riigikogus ei õnnestu ja on liikumas valimiskogusse nagu mingisugust tohutut piinlikku olukorda, mis on täiesti sürrealistlik, et meil on põhiseadusega ette nähtud valimiskord, kus valimiskogu on üks osa sellest ja meedia hakkab millegipärast esitama seda valimiskogusse minekut justkui halba varianti, eks tegelikult on parem sellepärast. Et nagu oleksid meil presidendivalimised juba läbi kukkunud ja nüüd kasutame seda varuvarianti. Et justkui esitab seda ebaõnnestumisena ja hakkab survestama poliitikuid justkui looma sellist survefooni, et valik on vaja teha kiiresti, see on juba ilmuvad pealkirjad, igasugused arvamuslood, igasugused juhtkirjad selliste pealkirjadega, et toimuv on juba häbiväärt ja nii edasi. Ehkki mitte midagi häbiväärset selles ei ole, et nagu teada, siis meil Riigikogus valib 101 inimest presidenti, valimiskogus lisandub sellele üle 200 erinevate volikogude esindamist, tähendab, et tegelikult see valik saab olema laiapõhjalisem, tõsi, seal on nii-öelda see häälte ülekaal võib-olla väiksem. Kas seda sama tooni me nägime näiteks Tallinna linnapea valimise juures, et survestati päris tugevalt Isamaad? Jah, me nägime seda Tallinna linnapea valimistel ka ja survestamise põhjused on muidugi ka erinevad, et põhimõtteliselt eks selle survestamise eesmärgiks on teatav mainekahju genereerimine ja siis üritati nüüd linnapea valimistel survestada Isamaad, et käige keegi välja, et tekitada neile oma poliitiliste oponentide meelsete ajakirjandusväljaannete poolt siis mainekahju ja Kersti Kaljulaiu valimine oli üks selline juhus, kus me nägime samuti, kus ajakirjandus hakkas survestama aga natuke teistsuguse eesmärgiga. Eesmärk oli, et keegi saaks ruttu ära valitud ja kuna olid nii-öelda vasakkandidaadid olid ülekaalus, siis see tõstis tõenäosust, et üks selline kas vasakkandidaat või potentsiaalselt vasakjõududele sobilik kandidaat saaks valitud. Nii ka juhtus, Kaljulaid valiti presidendiks ja valiti täiesti selles mõttes, vabandust kujundi eest, sigakotis, et mitte keegi ei teadnud, mis juhtuma hakkab. Oli ainult mingisugune avalik legend või siis meediapoolne kuvand loodud Kaljulaidist ja mis on siis nüüd see teine osa, et missugune kuvand nii-öelda tema vaadetest ja isikuomadustest loodakse. Siis loodi tast selline kuvand, et ta oleks justkui isamameelne tsentrist ja nii kui ta ametisse sai, selgus kõige esimene tegu, mis ta tegi, oli, et virutas kirikuksel jalaga oma nii-öelda kujundlikult oma ametisse määramisel kirikusse ei läinud, teatas, et lõpetage ära, unustage ära, tõmbas põhimõtteliselt kõikidele kristlastele, nii palju kui need Eestis on, natukene mütsi silmadele ja selgus, et tegemist on täiesti kellegi teisega. Nii et Kas Eesti meedia on seega poliitiliselt motiveeritud või kui tihti põrkate sellega kokku artikleid analüüsides või suudetakse siiski mingil määral hoida ikkagi neutraalset ja erapooletut joont? Ma arvan, et Eesti meedia kindlasti suudab teatud osas hoida poliitilist ja neutraalset joont, et see oleneb väga palju konkreetsetest ajakirjanikest ja toimetustest. Enamus Eesti meediast tundub siiski politiseeritud, ehkki tegelikult kriitiliselt vaadates, kui nii-öelda vaadata kogu uudiste massi, siis kindlasti valdav enamus uudistest ei ole poliitiliselt angažeeritud. Kuid minu hinnangul see hulkus poliitiline angažeeritus või kalle paistab välja on võib-olla 10–20% ja sellest piisab. See tegelikult on väga suur hulk, sellepärast et sageli paistab poliitiline angažeeritus välja ja tendentslikkus kahjuks ka sellistest uudistest, mis on olulisemad ja aktuaalsemad. Ja see tervikuna tegelikult jätab minule mulje, et poliitiline angažeeritus mängib kokkuvõttes ikkagi Eesti ajakirjanduse suurt rolli ja kahjustab olulisel määral Eesti ajakirjanduse mainet. Et ma arvan, et Eesti ajakirjanduse maine täna väga kõrge ei ole. Mul ei ole enda sõnade kinnituseks tuua praegu mingisuguseid uuringu andmeid, aga ma usun, et kui selline uuring teha, siis Eesti ajakirjandust usaldab alla poole inimestest oleks minu pakkumine. Ja see on just nimelt teie hinnangul seetõttu, et ei hoita apoliitilisust? Jah, et üks asi on apoliitilisus, võib-olla see ei ole isegi kõige olulisem, et ütleme, pikas jooksus Eesti meedia minu meelest on kindlasti politiseeritud rohkem, kui ta peaks, aga see ei ole ainult Eestis, see on ka mujal maailmas nii. Mis sellega kaaseb on see, et see toob reeglina kaasa poliitilise kultuuri tuleku ajakirjandusse, aga ajakirjanduse poliitiline kultuur kokku ei sobi. Et ajakirjanduseetika, võtame kas või mingid rahvusvahelise ajakirjanduseetika põhiprintsiibid, isegi üldeetika, üldinimliku eetika põhiprintsiibid tuleks uudist edastada nii-öelda uudise käsitlusel tuleks proovida edastada asju objektiivsustaotlusega. Ajakirjandus peab rääkima tõtt ja nii edasi. Ajakirjandusel peaks puuduma enda agenda,
ajakirjandus ei pea olema poliitikas osaline, kui neid põhimõtteid rikutakse juba neid 3, siis on juba väga suur probleem ja neid 3 põhimõtted meil väga sageli rikutakse. Aga kui tähelepanelik lugeja eestlane on, et kas meie ühiskond on pealkirja põhiselt kohtuotsuste andja või selline analüütiline lugeja? Ma arvan, et ühiskond tervikuna on pigem pealiskaudne lugeja, et ta otsustab rohkem pealkirjade põhjal, kuid paljude pealiskaudsete käsitluste baasil ikkagi moodustub aja jooksul inimesele erinevates teemades natukene põhjalikum pilt kui selline ühe pealiskaudse käsitluse põhine. Et eestlastel on tavaga valida endale välja mingisugused sellised puuslikud või ütleme usaldusisikud, keda nad usaldavad teatud asjades, kelle arvamus läheb neile korda ja kellel on võib-olla natuke rohkem aega, et mingitesse asjadesse süveneda. Nii et kokkuvõttes tegelikult suur osa inimestest ikkagi jõuab sellisele tõele ja teadmisele natukene lähemale kui ainult pealiskaudsed lugemised. Aga jah, igapäevane tarbimisharjumus, ma arvan, on pigem pealiskaudne. Kui tihti te ise teete seda pattu, et vaatate mingisugust online väljaannet, jääte pealkirja juurde püsima ja uudist lahti ei tee ja arvate, et see teema on nüüd selle pealkirjaga teie jaoks selge? Ma olen saanud tänaseks ise korduvalt karistada selle eest ja minu jaoks on see põhimõtteline selline meediahügieeni põhimõte üks kõige peamisi, et ma ei tee seda. Et kui ma loen pealkirja, siis mind isiklikult huvitabki see, esimene küsimus, mis mul peamiselt tekib, on see, et kas sisu vastab sellele pealkirjale. Sest pealkirja panemise kunst täna see on peaaegu et omaette teooria, et seal on teatud sellised põhimõtted, mis omakorda võimaldavad esitada teatud kriitilisi küsimusi. Et väga sageli näiteks pealkirjad sisaldavad teatud tüüpi sellist lubadust lugejale. Ja üks selliseid elementaarsemaid asju on avada sisu, et vaadata, kas seda lubadust sisus täidetakse. Aga kas te leiate, et selle pealkirja panemise kunsti, pealkirja panemise viisi on mõneti tekitanud ka ühiskondlik nõudlus? Et kui see pealkiri on liiga igav, liiga kantseliitlik, siis tihtilugu ei klikita seda, tihtilugu ei vaadata seda ja ei süveneta sisusse. Ma olen seda meelt, et minu arvates ei ole õige sellist asja nimetada ühiskondlikuks nõudluseks, kui inimesed reageerivad teatud tüüpi klikkidele. Ma leian, et see läheb tegelikult ajakirjanduse vastutuse alla. Et see on umbes, et selline loogika minu jaoks on selles mõttes puudulik, et see on umbes samasugune loogika, kui ma läheksin turule midagi müüma ja ma hakkan hõikama seal, et annan ära tasuta. Kui inimene tuleb juurde, siis ütlen, et tegelikult päris tasuta ei ole, tegelikult on 100 eurot. Nii, ja siis ma kasutaksin sellist põhjendust, kui keegi küsib, et aga miks te valetate? Ma ütlen, et aga see on nõudlus, et inimesed tulevad selle peale ligi, et väga hästi. Et ma leian, et see on tegelikult meedia vastutus on saada inimesi klikkima oma uudistel, kas täites ikkagi ajakirjanduse eetika põhinõudeid või siis loobuda nendest klikkidest ja mõtelda välja võib-olla siis teisi viise, kuidas monetiseerida. Et täna on võib-olla mindud natukene liialt meediamajade puhul võib-olla seda kasumi teenimise teed ja on pisut sellest vastutusest, mis on tegelikult ikkagi ajakirjanduse vastutus, üritatud lükata natukene lugejate kaela, selgitades siis nende allumist teatud tüüpi manipulatsioonidele nõudlusega, aga ma ei tahaks olla nõus tegelikult sellega, et see on nõudlus. Te väga hästi juhatasite meid sisse järgmise küsimuse juurde. Kas meediavabadusega kaasneb ka vastutus? Otse loomulikult, et ükski vabadus ei ole mõeldav ilma vastutuseta ja meedia vastutus on veel, arvestades meedia rolli ühiskonnas, on see vastutus ülioluline, et ta mitte ainult ei kaasne, vaid ta on selle vältimatu tingimus. Seega, kui vastutust ei võeta, siis ei tohiks mingit vabadust ka tegelikult olla, ei meedial ega mitte kellelgi teisel. Seega, kui seda vastutust ei võeta, siis sellist vabadust ei saa endale lubada, siis selle vastutuse peab võtma keegi teine ja kui keegi teine võtab selle vastutuse, siis see tähendab, et tema omakorda kehtestab mingeid reegleid, mis esimesele poolele siis piiravad nende vabadusi. Nii et analüüsides Eesti meediamaastikku, kas seda vastutust võetakse piisavalt enda sõnade eest? Ei, seda vastutust võetakse väga vähe minu arvates, et meedial on suures plaanis väga sageli, jällegi ma ei saa kindlasti teha üldistust kõikidele ajakirjanikele, kui ma räägin, siis ma kuulen, et ma teen palju üldistusi, mis tegelikult vajavad kindlasti vahetegu. Et ma olen täiesti kindel, et igas väljaandes
ka Delfis, keda ma võib-olla ise kritiseerin kõige rohkem, on teatud hulk ajakirjanikke, kes teadlikult võtavad vastutuse. Ehk siis ütleme iga vastuse ette, see ei kehti kõigi kohta. Jah, täpselt, et üldistus on kindlasti üks selliseid kõige lihtsamaid ja levinumaid viise, kuidas ennast ebatäpselt väljendada ja kuidas põhimõtteliselt ajada jama, et see on oluline, ma pean seda vahet kindlasti ise rohkem tegema, aga jah, mis oli küsimus? Küsimus oli see, et räägime sellest meedia vastutusest, et kui palju ajakirjanikud vastutavad Eesti meediamaastikul enda sõnade eest. Jah, paljud ei vastuta, paljud tagajärgedele mõtlemata toovad sellise nii-öelda info või ajakirjandusliku käsitluse siis avalikkuse ette, mis tekitab kahju ja paljud lihtsalt kirjutavad või teevad sellise ajakirjanduse, mis ei vasta ajakirjanduse eetika põhimõtetele, aga see on tegelikult vastutuse mittevõtmine, kuna kui mingisugused käsitlused on tendentslikud, siis ka nendel on igasugused erinevad tagajärjed. Üks asi on inimestele kahju tegemine, aga teine asi on kas või see sama meediapoolne presidendikandidaatide kuvandi kujundamine, mis ju samuti tegelikult saab tuleneda ainult vastutusest ja just see, et miks ei ole meil sisulist debatti või sisulist käsitlust presidendi kandidaatide poolt, seegi tuleneb sellest samast meedia vastutusest, mida täna minu arvates meedia lihtsalt ei võta. Ja ta võtab pigem vastutuse, selles mõttes on mõistetav, et teatud osa tuleb sellest, et meedia võtab täna vastutuse rohkem kasumi teenimise eest. Aga ta ei võta nii palju vastutust lugejate ees, kui minu meelest tuleneb meediale nii-öelda avalikkuse ootusest talle. Aga liigume siin intervjuu lõpus siis ikkagi presidendi valimiste juurde tagasi. Kas on olemas mingid üldised kindlad kriteeriumid ja iseloomujooned, mida üks presidendi kandidaat endast kandma peaks või vähemalt võiks? Ja kindlasti, et on terve hulk erinevaid nõudeid, mis tegelikult presidendi kandidaadi puhul minu meelest on suhteliselt mandatoorsed, et üks asi on see, et president peaks olema hästi laialt aktsepteeritud ühiskondlik autoriteet, et kui ma ei oska tuua välja numbreid, aga ütleme, selle eeldus, et inimene oleks kõikide poolt ühiskonnast aktsepteeritud, tavaliselt on tegelikult ikkagi kogu tema senine elu, mis on siis nii tema tööalased saavutused kui tema isikuomadused. Sellist imeinimest, kes kõigile meeldiks, vist leida on võimatu. Kõigile mitte, aga ütleme 60-70% inimestest, kes aktsepteerivad teda, ma arvan, on võimalik leida. Neid ei ole palju ja neid ei peagi olema palju. Neid on vähe, aga nad tuleks üles leida. Kuid selleks, et neist saaksid presidendid, peab tegelikult olema ka presidendi valimiste süsteem võimeline laskma neid valida sellel ühiskonna osale, et see ei ole siis võimalik, kui valik tehakse Riigikogu, sellepärast, et kui Riigikogu valib presidendi, kes põhimõtteliselt, jämedas joones Riigikogu ikkagi tegelikult ju valib presidendiks sellise inimese, kes tekitaks neile võimalikult vähe probleeme. Et see on selline omalaadiga erakonnad teatud moel ostavad siga kotis, see on selline natukene hookus-pookus, et kõik neist üritavad ju ära arvata, et kõigepealt üritavad kõik valida poliitikavälist inimest, sellepärast, et inimene, kellel puudub igasugune poliitiline agenda, see ei hakka sind tõenäoliselt kritiseerima või see justkui tundub rohkem. Ei hakka kaikaid kodaratesse loopima. Ei hakka kaikaid kodaratesse loopima. Aga kui ta on valitud juba ja selgub, et siis tal ikkagi on mingi poliitiline vaade ja harilikult see selgub, siis siis on suur küsimus, et kas ta hakkab sulle kaikaid kodaratesse loopima või sinu oponendil. Ja siis kõik erakonnad üritavad üksteist üle kavaldada ja tavaliselt see käibki selliste Trooja hobuste kaudu, et nii-öelda natukene selles mõttes selline Trooja hobuste mäng ju on tänagi, et me võime nimetada Indrek Laul või Maive Rutte või kõik on väga toredad inimesed, kindlasti mul ei ole aimu ka, võib-olla ei ole ka, sellepärast, et me keegi ei tea. Maive Rutte isiklikult tuttav kindlasti või Laulu isiklikult tuttav teavad, aga mitte keegi teine ei tea, nii et avalikkuse jaoks on nad täna Trooja hobused, kellega sõidutatakse siis ühel hetkel Kadriorru mingi teatud hulk selliseid aktiive ja ideid ja kui ta juba seal Kadriorus on ja ta sealt enam ära ei saa, siis ühel hetkel nii-öelda vannutatakse ta ametisse ja peale seda hakkab siis asju juhtima, siis tuleb välja nii-öelda see tegelik pale, et mis on tema sisu. Ja lõpetuseks, kas täna nimetatud presidendi kandidaatide nimistus on keegi, keda teie peaksite uhkusega enda järgmiseks presidendiks? Ei ole ja minu meelest ei saagi olla, et minu meelest ei peaks ükski presidendiks kandideerija täna aktsepteerima seda tänast presidendi valimiste korda, mida pooldab, ma ei tea, 10 kuni heal juhul 20% inimestest. Et minu arvates üks selline elementaarse väärikuse eelduseks
on võimaliku presidendikandidaadi poolt oleks tegelikult seda kurioosset olukorda täna nii-öelda märgata ja ka rõhutada ja mitte eelistada siis oma isiklikku võib-olla šanssi, eriti kui on ütleme antud selline hetk, loob soodsa pinnase presidendiks saamiseks, vaid vastupidi peaks oma kandideerimise siduma just nimelt presidendivalimiste korra muutmisega, et kui president seda täna teeks, see võib-olla ei tõstaks tema šansse saada presidendis, kuid see kindlasti teeniks väga hästi avaliku huvi, kuna ükski nendest kandidaatidest, kes on välja käidud, ei ole mitte midagi sellist öelnud, vaid vastupidi on ilmutanud justkui valmisolekut olemasolevate halbade mängureeglite raames mängida, siis mina isiklikult ei saa öelda, et oleks ükski kandidaat, kes on täna oma nõusolekust teatanud, kes on hea kandidaat. Andre Kiige, ma tänan teid selle vestluse eest. Aitäh. Presidendivalimiste teemal ka jätkame. Oma järgmises intervjuus usutlen sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaidi, kellelt uurin, miks ei suuda rahvasaadikud ühisest presidendikandidaadis kokkuleppele jõuda ning kuivõrd kumab praegusest köieveost läbi kevadine parlamendi valimiskampaania. Seoses presidendivalimistega on meil Eestis tekkinud selline väga kummaline olukord, et meil on käputäis kandidaate, kes oleksid valmis homne päev meil presidendiks hakkama ja siis on üks kandidaat, kelle koha pealt Riigikogu suudaks omavahel kokku leppida, et ta sobib meile järgmiseks presidendiks, kuid tema ise ei ole öelnud jah sõna, ehk siis jutt käib Ülle Madisest. Et kuidas selline kurioosne moment on üldse võimalikuks saanud? See on tõesti nende presidendivalimiste omapära on see, et kõigepealt oodati kas ametis olev riigipea on valmis uuesti kandideerima. Kusjuures siis olid osad erakonnad, kes teda toetasid ja teised erakonnad, kes ütlesid, et me ei saa teda ju tema suhtes seisukohta kujundada, kuni me ei tea, kas ta kandideerib või mitte. Ja vastastikku siis heideti ette, et neile, kes toetasid, toona Alar Karist öeldi, et see oli ennatlik ja oleks pidanud ära ootama siiski tema otsuse. Siis nüüd on kujunenud vastupidine olukord, kus taas oodatakse ja siis need, kes varem ütlesid, et ei ole võimalik kujundada seisukohta, kui ei tea, millised on inimese kavatsused, siis nemad nüüd on kujundanud seisukoha ja heidavad siis omakorda ette nendele, kes siis kevadel toetasid Alar Karise kandidatuuri. Nüüd jah, selline Eesti presidendivalimistele, ma ütleks, üsna tüüpiline olukord, kus vahetult enne presidendivalimisi on küllalt suur segadus. Võib-olla selle erinevusega, et kui varem oli niimoodi tavaliselt, et kõigepealt kukkus midagi nagu läbi või ei õnnestunud ja siis oli piinlik, nüüd on juba pikalt ette piinlik, et selles mõttes oleme me edasi jõudnud, et selle piinlikkustunde tekitamine ühiskonnas on õnnestunud sel korral varem kui varasematel kordadel. Kas see omakorda kuidagi devalveerib seda ametikohta, et rahva silmis näib see selline presidendivalimiste tsirkusena, ütleme ausalt, et keegi ei võta seda enam tõsiselt, inimesed ei viitsi seda enam jälgida ja kuidagi lõpuks ongi kõigil niimoodi käega lüüa, et pange, kes sinna iganes tuleb ja kes iganes nõus on sellega kaasa minema. No ma olen sellele ka varem tähelepanu juhtinud, et tegelikult selle ameti selline devalveerimine on kestnud juba mõnda aega. Et kui mõelda, et kuidas on nagu valitud keegi ja siis mõni aasta hiljem on leitud väga palju põhjuseid, miks pärast ikkagi see inimene ei ole väga hea valik ja siis on proovitud valida kedagi teist. Kas Alar Karisega läks niimoodi? No ütleme, ma võib-olla ütleks üldistades niimoodi, et praegu ju mõnes mõttes on ju niimoodi, et otsitakse inimest, kes oleks nõus siis tulema ja riskima sellega, et 2-3 aasta pärast need samad erakonnad, kes on teda valinud, leiaksid siis jälle palju põhjuseid, miks pärast ikkagi ta ei ole väga hea inimene ja tuleb keegi teine valida. Et see on kindlasti probleem. Kindlasti ka võib-olla see viis, kuidas välisminister on võib-olla presidenti suhtunud, kui ikka välisminister ütleb, et ma ei tea, ei leia aegagi väga selle inimesega rääkimiseks või et meid ei huvitagi seal, mis ta seal Kadriorus räägib. Et ma arvan, et see on nagu kindlasti mõjunud mõnevõrra halvasti ja eks loomulikult see poliitikute ja erakondade omavaheline suutmatus praegu kokku leppida või normaalsel viisil asju ajada. Eks see loomulikult, ma arvan, endast lugupidavatele inimestele on nagu mingil määral võib muuta neid ettevaatlikuks. Kas kevadised valimised mõjutavad seda praegu? Käib läbi presidendikandidaatide otsimise ikkagi selline poliitiline köievedu? Ja mulle tundub et need kevadised valimised, ka Riigikogu valimised, mille peale ma arvan tavainimene või Õhtulehe lugeja üldse ei mõtlegi, et need tulemas on, need tunduvad veel nii kaugel, siis erakondadele need on jah nagu väga, väga tõsiselt mõjutanud, et see on selline nagu kuidagi ajab poliitikutel pea minu meelest täiesti segi, et tegelikult kui teha samm tagasi ja mõelda, et mis tõenäoliselt need inimesed, kes lähevad kevadel valima,
suures ulatuses Eesti kodanikud, mis nende enamus täna ootab erakondadelt. Ma arvan, nad ootavad seda, et erakonnad suudaksid omavahel kokku leppida, leida Eestile väärika presidendikandidaadi, ideaalis siis küllalt sellise laiapindselt Riigikogus see inimene valitakse ära ja ma arvan, et seda tegelikult need samad valijad, kelle peale kõige rohkem mõeldakse siis järgmise aasta Riigikogu valimiste kontekstis, seda nad tegelikult ju ootavad. Ja tegelikult need erakondade juhid, kellel täna ühel, teisel või kolmandal põhjusel on keeruline nagu omavahel seda ühisosa leida, et kui nad niimoodi nagu võib-olla korraks teeks paar sammu tagasi, et saaksid aru, et võib-olla just see on see võti, kuidas nendel kevadistel valimistel edukas olla, et ollagi selline konstruktiivne ja ühisosa otsimisele ja kompromissidele avatud poliitiline liider ja eestvedaja, keda Eesti rahvas tahaks, ma arvan, siis võib-olla näha järgmises valitsuses või järgmises Riigikogus. Kas praeguste välja nimetatud kandidaatide hulgas nii nende, kes on andnud enda nõusoleku, et nad on valmis kandideerima, kui ka nende, keda tahetakse justkui vägisi sinna presidendi lossi suruda, on kandidaate, kes teie hinnangul kannaksid selle Eesti riigipea rolli väga hästi välja? Muidugi on, et Eestil inimestest, kes tegelikult seda tööd saaksid väga hästi teha, ei ole puudust, et seda muret meil küll ei ole, ja ka ütleme neid, kellest on vähem räägitud, on tegelikult inimesi, kes ma arvan saaksid selle tööga väga hästi hakkama, et selles minu meelest pole üldse küsimus, et probleem on ikkagi nagu selles protsessis, mis ma arvan, lõpuks see kedagi ei huvita, et inimesi huvitab nagu tulemus ikkagi. Aga kas seda protsessi tuleks muuta, et meil arutatakse tihti iga kord enne presidendi valimisi ja vahel ka enne Riigikogu valimiste kampaaniat seda, et kas tuleks viia sisse presidendi otsevalimised, et rahvas saaks ise valida endale presidenti. Ometigi põhiseaduse kallale väga ei kiputa, jututeemana on see hea, see valimiskampaania punktina on see väga köitev, aga samas justkui samme selle suunas ei tehta. Et järelikult, kas toimib süsteem on kuidagi kasumlik praegu parlamendile ja valitsusele või siis mille taha see kinni jääb? No lihtne vastus on see, et ma arvan, et kui erakonnad ei suuda praegusel hetkel jõuda kokkuleppele, et kes võiks olla presidendikandidaat, siis kujutada seda, et nad jõuaksid kokkuleppele sellises väga põhimõttelises reformis, põhiseaduslikes muudatustes, kuidas president üldse valitakse. Seda on väga raske ette kujutada. Aga ei, ma olen nagu naljaga pooleks öelnud, et võib-olla tõesti, et äkki me peaksime mõtlema selle peale, et praegu on nende presidendivalimiste omapära on see, et ei tea, inimesed ei ole nõus kandideerima, et ma ei tea, siis võib-olla tuleks siis kuidagi anda õigus valida president niimoodi ilma, et selle inimese nõusolekut üldse küsitaksegi, et lihtsalt erakonnad valivad ära ja siis inimesele antakse teada, et teid on nüüd valitud presidendiks, et olete kohustatud seda ametit pidama. See on nüüd nali muidugi. Et loomulikult see presidendi valimiste kord, mis meil praegu on, ei ole ideaalne, aga ma ei ütleks, et ta on ka kuidagi nagu väga halb või et see on tõeline katastroof, mis omal ajal Põhiseaduse Assamblee välja mõtles ja mille Eesti rahvas siis kinnitas. Et lihtsalt mulle tundub, et nagu on sassi on läinud see, kuidas seda rakendada. Et tegelikult see kord on ju nagu üsna selline lihtne, et justkui võiksid tekkida erinevad kandidaadid, nende ülesseadmiseks on vaja teatud harv Riigikogu saadikuid, aga see ei ole väga kõrge künnis, et siis need inimesed siis nii-öelda lähevad esimeses voorus, kui keegi neist ei võida, siis tehakse järgmine voor ja tegelikult kui seadust lugeda, siis see valimise korral nagu pealtnäha pole häda midagi. Aga jah, et see probleem on nagu nendes, kes seda seadust siis nüüd püüavad rakendada. Et see intervjuu ei jääks meil ainult selliseks nurisemise tasandil jutuvestmiseks, siis mis oleks praegu lahendus, kuidas tuleks selle olukorraga edasi minna nii, et see ei muutuks komejandiks? No, komejandiks ta on juba muutunud, aga kuidas tegelikult edasi peaks minema on see, et praegu nagu on tekkinud kaks leeri. Ühel pool on siis nagu liberaalsed erakonnad, teisel pool konservatiivsed erakonnad ja nad kuidagi ei saa keskpõrandal kokku. Ma lugesin eile Rahvusringhäälingu portaalist Eesti 200 esinaine Kristina Kallas ütles siis, et tema meelest üldse
Isamaa ja Keskerakond ei tahagi milleski kokku leppida. No muidugi, kui sa sellise nii-öelda hoiakuga või sellise tujuga läbirääkimistele lähed, et nagunii midagi välja ei tule, et mis me siin ikka, no siis ei saagi midagi välja tulla. Et tegelikult on ju veel mitukümmend päeva aega, iseenesest täitsa palju. Eesti Riigikogu on väike, need erakonnad on väikesed, fraktsioonid on tegelikult väikesed. See ei ole väga keeruline, nagu presidendi kandidaadiks end pakkuv Indrek Laul ka ütles, et selle Eesti poliitika endale selgeks tegemine, et see on klaverite müügist oluliselt lihtsam ülesanne. Et tegelikult minu meelest täna, kui selle kokkuleppeks täna ei ole eeldusi, et siis tuleks mõelda, et kuidas need eeldused ikkagi püüda luua ja selle nimel töötada, sest et selge on see, et Riigikogus presidendi valimiseks oleks vaja nii valitsuserakondade kui ka mitme opositsioonierakonna koostööd, siis nagu näeks see usutav välja. Ja kui see ei õnnestu, no siis ei õnnestu, ega siis ei olegi midagi teha, siis selleks meil ongi põhiseaduse loojad targasti ette näinud selle ventiili, siis läheb see valimiskogusse, tulevad kohalikest omavalitsustest palju rohkem kahe jalaga maa peal olevad inimesed, kellel võib-olla nagu need Riigikogu valimised pole nii palju pead segamini ajanud ja siis nemad siis loodetavasti siis suudavad selle presidendi ära valida ja kui see ei õnnestu, no siis läheb selle Riigikokku ja seal me jälle oleme. Kui palju jälgite teie ilmateadet? Praegu ei jälgi üldse. Ma olen rahul iga ilmaga. Üpris minimaalselt. Hommiku viin prügi välja ja siis on ilmateade. Raadiot kuulan, siis küll. Ütleb iga tunni tagant. Mitu korda päevas? Iga päeva. Mitte igapäevaselt, aga siis kui vaja välja minna on, siis ikka jälgin. Nii et enda plaane vastavalt sellele ei tee, et kas homme paistab päike või sajab vihma? Ütleme niimoodi, et ma jälgin siis, kui on nagu plaanid tehtud ja on vaja teha, et nagu mida siis nagu reaalselt selle järgi arvestada, aga ma niivõrd ei usalda seda, mis seal kirjas on. Ei, no ma vaatan ikka, mis ma selle ilmaga teen, aga praegu on teised asjad nagu ja ilm ei ole oluline. Absoluutselt, selleks on mul vihmamatte. Ma arvan, et suvel kindlasti põhiasi on ilmateate järgi Ja ikka, kas võtan vihmavarju kaasa või kas lähen üldse välja, ikka vaatan, jah. Ilmateat kindlasti, jah. Otseselt mitte selles mõttes, vaatan, et jälgin, milline ilmatead on ja siis sellega valin, millise riietuse. Aga kus kohas te vaatate ilmateadet või mis on see peamine kanal? iPhone'il on Apple Weather, see teeb mind hästi kurvaks, seda ma enam ei vaata. Nüüd ma vaatan Akuveder. Ja ma kuulan raadiot ja ma vaatan AK uudiseid. Just sealt ilma põhiliselt, jah. Ja usaldate ilmateadet, seni on paika pidanud? Ei, see on üsna täpne, jah. Suuremat ei olnud hea, et kui on mingid suuremad sajud, siis hea, aga kui ta on mingi üldiselt mingid väiksemad sajud, siis ta ei pruugi alati paika pidada. Lihtsalt minu teada nagu on mitmeid kordi olnud, kus ei lihtsalt vasta ootustele nagu see, mis seal nagu reaalselt kirjas on. Aga kas Kutsa on teil rahul iga ilmaga, et on valmis välja minema ka siis, kui vihma sajab ja peab teid hoopis õue? Ta on Hispaanias, talle vihm väga ei meeldi, nii et ta on ka siuke pirtsakas pigem, aga käib. Nii et teete enda asju sellest olenemata, milline see ilm on ja lihtsalt ilm on selliseks boonuseks ja üllatuseks? Jep. Head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujunes. Tänan, et vaatasite ning kaasa mõtlesite. Tuletan meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalis ning ka Spotify's. Mina kohtun teiega taas aga juba järgmisel reedel ikka Õhtulehes. Aitäh!